siin on üks toode, see maksis alla 10 euro, minu meelest oli 7,99. Lüotsell, puuvill ja siin on isegi siid on sees. Kuidas selline asi võimalik on? Kui samal ajal keegi müüb siis 100% polüesterkleiti ja küsib selle eest 150 eurot. Igipõline müük, kallis hind tähendab head kvaliteeti. Kas see on nii? Nii kurb on tõdeda, et enamus tänapäeva moest, ka kallim segment, on sisuliselt kiirmood. Masstootmine ja kehvad kangad. Mina kindlasti ei propageeri kiirmoodi, aga kui me nüüd tuleme riiete juurde, siis kui sa ostad endale hea kvaliteedi ja hea kangaga riide, see tähendab seda, et sa kannad seda rohkem, kannad seda kauem ja seeläbi juba tarbid vähem. Siis ma tahtsin teiega muuseas jagada ühte avastust. See ei ole koostöö, minul on üks selline salakoht, kus mina leian imelisi asju. Olles kaevanud pikalt ende e-poes, siin on 100% linane ilus kleit, väga hea lõikega, õmblused on tal kõik suurepärased ja see kleit maksis 15 euro. Kõik need tooted, mis ma sealt leidsin, kokku oli vist. Need on siis kõik need 7 toodet on premium kollektsioon. Ja mis on minu point ja loo moraal? Ei tähenda brändi nimi mitte midagi. Kusjuures isegi luksusbrändid on läinud ka üsna, kui siin käia ja vaadata e-poodides nende kanga koostiseid. Loomulikult alati leidub head, aga seal on ka üllatavalt palju sünteetikat ja plastmassi. Midagi ei tähenda mitte midagi. Reservedist kõik need tooted on kas 100% linast, põhimõtteliselt nad ei sisalda sünteetikat.